Tere! Ma proovin täna natuke teistmoodi, nii et alguses tuleb siuke saateosa ja siis võib-olla pärast tulevad veel igasugu täiendused, mis võib-olla saate sisse loogiliselt ei mahu. Nii et loodame, et meeldib ja kui ei meeldi, eks siis anna ka märku ja siis rohkem ei tee. Noorte teadusvõistlus Rakett 69 saab hoo sisse. Teaduslabürindi keerdkäikudest leidis tee raketipardale 12 andekat noort, kellest ühte ootab teadusseikluse lõpus Rakett 69 16. hooaja võitja tiitel. Tere õhtust! Rakett 69 võtab igal aastal suuna teadustaevasse, et tulevased teadustähed saaksid eredalt särama lüüa. Raketlaste koostöötegemise oskus läbib esimese tuleproovi teaduslikul matkarajal. Võistlejaid jälgivad füüsik Aigar Vaigu. Tüdrukute tehnoloogiakooli HK Unicorn Squad tegevjuht Liis Koser ja RMK loodusteadlikkuse spetsialist Liina Karrofelt. Ja taustakommentaare lisab Rakett 69 teadustoimetaja Raid Vellerind. Sel hooajal lendab Rakett 69 uut moodi. Esmakordselt ei lahku meeskonnasaadete jooksul raketi pardalt ükski võistleja. Võistkondade koosseis muutub igas saates lähtuvalt individuaalsest pingereast. Teadusteatri vooru pääseb 6 võistkonnasaadetes enim punkte kogunud raketlast. Raketlasi ootab ees 2 võistkonna ülesannet. Esimese ülesande võitnud võistkonna liikmed saavad kõik individuaalses pingereas 3 punkti. Teise ülesande võitjad 5 punkti. Lõppmängu peab võistkond saatma ühe esindaja, kes teenib võidu korral endale 2 ja oma võistkonnakaaslastele 1 punkti. 2 ülejäänud lõppmängus osalenud raketlast saavad 1 miinuspunkti. Kust tulevad sellised numbrid ja kuidas siis ikkagi tiimid moodustatakse? Sellest me räägime pärast natuke täpsemalt. Tänased võistkonnad on moodustatud vastavalt teaduslabürindi tulemustele. Punasesse võistkonda kuuluvad Ralf, Madis, Indrek ja Emma-Marie. Rohelistena asuvad võistlustulle Timofei, Roosmarii, Armin ja Elis. Siniseid esindavad Kristoffer, Kaarel, Sigrid ja Kristjan. Võistkonnad selged, alustame võistlusega. Hästi planeeritud matkal on kindel algus ja lõpp-punkt, mille vahelise teekonna edukaks läbimiseks kulub kindlasti ära kompass. Ehitage kompass, mille abil saate leida tee matka sihtpunkti. Kas te olete valmis? Jaa! Läks! Nii, mul on idee. No nii. Vaadake, meil on olemas nõelad, me peame ehitama kompassi. Kas me võime- Kompass käib niimoodi, Ai, me et me peame võime magnetima mingit nõela. Jah. Magnetima me saame magnetiga või me võime ehitada elektromagnetit. Ma saan aru, et selleks on antud see. Valime selle, mis on kindlam ja lollikindlam. Matka sihtpunkt asub stuudio põrandal paiknevast nullpunktist 305 sentimeetri kaugusel, 210-kraadise nurga all. Ehitatud kompassi abil tuleb kindlaks teha, milline on õige sihtpunkt. Võistlejatel on kasutada puulehed, erinevad nõelad ja naelad, erineva kuju, suuruse ja tugevusega magnetid, niit, vesi, erinevad anumad, patarei, vaskkraad, nurga määramiseks vajalik mõõtevahend, paber, kirjutusvahend, pikk puidust pruss ning tööriistad ehitamiseks.
Me saame kompassiga vaadata, kus pool on põhi ja meil on vaja lihtsalt mõõta sealt 210 kraadi. Jah. Nii, aga... Kuidas me saame siis magneti võimalikult hästi nagu pöörlema niimoodi, et see pöörleks võimalikult vabalt? Ma enda arust olen näinud, kuidas teha kompassit. See võiks käia niimoodi, et me võtame mingisuguse nõela või metallist eseme ja paneme selle magneti külge pikemaks ajaks. Lihtsaim viis kompassi ehitamiseks on kasutada püsimagnetit, millel saab vabalt suunda muuta. Kui ühtegi takistavat jõudu magnetile ei mõju, keerab see ennast samasse sihti nagu maa magnetvälja jõujooned. Siin on muidugi oluline mõista, et kui sul on suur magnet, siis seda on raske tasakaalu saada nii, et see saaks vabalt keerelda. Ja kui magnet on liiga väike, siis on jälle keeruline aru saada, mis suunas ta näitab ja kas nöör tema keerlemist liialt ei mõjuta. Minul meeldib võtta mingi nõel või nael ja selle külge panna paar pisikest magnetit. Nii just kui pikendame magnetit, sest magnetvälja jõujooned eelistavad liikuda läbi magnetilisi metalle. Kuid seejuures on selgelt näha, kuhu poole kompassi ots osutab ja seda on võimalik päris lihtsa vaevaga ilusti ka tasakaalu ajada. See on põhi. Ja siis eks siis plusspoolus muidu magnetil ja siis see läheb maa siia põhjana. Ja siis peame lihtsalt rulliku tegema ja siis nagu vette panema ja siis kui ehitama sellise kesta. Ja meil on 210 ehk siis me hakkame lugema ülevalt poolt ehk siis umbes siin 180 kraadi pluss 30 kraadi. Kompassi ehitamiseks võib magneetida kerge metallist eseme, näiteks nõela. Selleks, et teada, kumb nõela ots näitab põhja, kumb lõunasse, tuleb kasutada teadapoolustega magnetit või mõelda näiteks selle peale, kust poolt päeval paistab päike. Haarame siis kohe Aigari sõnasabast kinni ja proovime järele. Kui mul on siin üks kompass, mille puhul ma ei tea, kumb ots näitab põhja, siis saan ära kasutada asjaolu, et erinevate magnetite vastaspoolused tõmbuvad. Kui lähenen oma kompassi teravale otsale magneti põhjapoolusega, siis näeme, et need tõukuvad. Ja tömpots tahab keerata ennast kogu aeg teise magneti põhjapooluse suunas. Järelikult saame siit järeldada, et tömpots peab olema minu kompassinõela lõunapoolus, järelikult on teravots põhjapoolus. Mis aga puudutab seda päikese vaatamise osa, siis muidugi mõista siin ülesandes võistlejad ei saa vaadata päikest. Aga kui sa kodus või koolis sellist kompassi proovid ehitada ja jõuad samasse olukorda, siis mõtle sellele, kust poolt päike paistab. Eestis paistab keskpäevane päike üldiselt lõunasuunast ja põhjasuunast ei paista ta kunagi. Selle teadmise abil saad tuvastada, kus asub sinu kompassinõela põhja ja kus lõunapoolus. Ja saate kontekstis oleks muidugi võinud ka mõelda sellele, et kui enne salvestust või salvestuse vahepeal on võistlejad saanud õuepiilur, siis kust poolt päike on parasjagu paistnud. Paneme lihtsalt magnetit äkki. Kas magnet lihtsalt töötab? Ei, aga kuidas sa suuna määrad? Meil on mingi väike nõel näiteks, kuhu me saame äkki millega Ta peaks näitama põhja poole. Ja siis nagu me saame malli abil lihtsalt mõõta nurka kõik. Meie plaan on panna puuleht vee peale ja selle peale omakorda asetada magnetiseeritud nõel. Oota nii, kas me teame, kumb suund on põhi või mitte? Sinine võiks olla. Meil on alguses raskusi sellega, et me ei saa aru, kumb pool on põhi ja kumb lõuna. Võib-olla ma juba natukene näitasin ette enne, aga kui sa leiad maast sinipunase magneti, siis kumb pool peaks sinu poolest näitama põhja ja kumb lõunasse? Pane video pausile ja mõtle oma hüpotees siinsamas välja, enne kui sa edasi vaatad. Need värvid ei ole kusagil üheselt kokku lepitud. Nii nagu ma olen aru saanud, siis nii-öelda idariigid, kus on võib-olla Nõukogude Liidu ajast jäänud teadmiste baas, seal on sinine põhi ja punane lõuna. Aga läänemaailmas on vastupidi. Seega natuke sõltub, kas su magnet on pärit füüsikaklassi kapist, kus see on juba 60 aastat olnud, või on see värskelt Amazonist tellitud. Üha enam on tänapäeval värvilistel magnetitel kasutuses ka valge ja roheline värv, mis sellest sinipunasest keerukusest võiks aidata natuke distantseeruda. Kompassi puhul võib üldiselt proovida järgida loogikat, et see nõela ots, mis on rohkem värviline ja proovib rohkem su tähelepanu püüda, see näitab harilikult põhja. Olgu ta siis punane või roheline või valge või sinine või roosa. See värviline nool, see näitab põhja tavaliselt. Sinine on põhi, jah? Ei, sinine on south. Sinine on south, jah, sest nõelal on see... Oota, aga...
kas me peame siis kuidagi ära märgistama, et mis näitab kompassil seda? Ma tegelikult ei tea, kuidas elektromagnet käib. Ma ei ole ka päris kindel. Võtan juhi positsiooni endale ja hakkan ülesandeid jagama, aga siis selgub, et minu juhised ei olnud piisavalt selged. Mida? Kuidas see elektromagnet üldse käib? Elektromagnet käib niimoodi, et me keerame traadi Armin tegutse samal ajal, kui Timofei räägib. Nii, Roosi, liigu sinna poole, aita Armin, praegu ma tegelen siin Elisega. Tõsi, elektromagnet käib tõesti nii, et võtad traadi ja mähid selle ümber metallist südamiku, milleks võib olla vabalt ka nõel või nael. Küll aga on sellised elektromagnetit tavaliselt üsna rasked ja mida raskem on kompassi nõel, seda raskem on tekitada olukorda, kus see saaks end vabalt maamagnet väljas pöörata. Ehk kuigi teoreetiliselt saab elektromagnet abil kompassi ehitada küll, siis selles ülesandes on see pigem segavaks faktoriks. Otsustame kaugust määrata bussi abil, kuhu oleme juba ette märkinud õiged kaugused. 140. Kuna antud joonlaud on väga lühike, saame aru, et kõige parem on kaugust mõõta jalanõu pikkusega. Mul on 18,7. 50 on teisel pool. Täpselt 50 või? Suht täpselt, jah. Okei, siis ta on paar millimeetrit vähem? Jah. Okei, siis ta on umbes, jah. Kuna meil ei ole siin antud mingit mõõdulinti, kas ma mõõdan näiteks enda jala suurus ära, et me saaks sammude järgi arvutada, kui palju see 305 sentimeetrit. Mõõda oma jalga ja... Lähme selle nõelaga lihtsalt. Kas see nõel töötab praegu? Ma ei saa aru, okei. Ta võiks töötada. Kui ma liigutan, siis ta nagu... Ta näitab sinnapoole kogu aeg. Ta näitab sinnapoole. Ja me eeldame, et see on põhi või? Kaarl, kas siinpool on põhi või siinpool on põhi? Siinpool on põhi. Nõela tera on lõunas. Okei, davai. Stopp! Peatega lahendamine. Sinine tiim arvab, et neil on kompass valmis ja nüüd on võimalus neil leida see õige nupp. Ilmselt võib meie kompassil olla väike mõõteviga, aga vähemalt kauguse mõõtmises oleme kindlad. Põhi on seal, nii et me peame liiguma sinna. Keskelt siis. Siis kauguse mõttes roheline nupp on ju. Roheline nupp kauguse mõttes. Vajuta siis seda. See nupp. Kas leidsite nuppu ülesse? Vajutage nuppu. Kuna televaatajal kodus ei ole võimalik siin väga reaalse suuna määramisega kaasa mängida, siis ma ütlen teile kohe ära, et õige vastus on võt see kollase mustaga nupp siin. See nupp ei tööta, see on vale vastus ja mäng jätkub. Sinised on veidi segaduses, sest nad ei tea, kumb nõela ots on põhi, kumb lõuna. Tegelikult sõltub see sellest, kuidas seda nõela on magneeditud. Me nägime sinise tiimi sees ka seda diskussiooni vahetult enne vastamist. Ju siis läks seal midagi sassi ja viimane kontroll jäi uuesti tegemata. Aga veelgi huvitavam on see, kuidas Aigar näitab magneetimist nii, et tuleb lohistada seda nõela vastu magnetit. Ma olen ka kuulnud, et nii magneeditakse, aga miks? Kui sul on hea põhjendus, siis kirjuta siia alla kommentaaridesse. Ja kui sa arvad, et sinu jaoks on see ka loogiline, kumb ots selliselt magneetides hakkab näitama põhja poole, siis kirjuta see ka kommentaaridesse, sest et minu jaoks ei olnud alguses loogiline, ma suutsin mõelda välja teooriat mõlema poole toetamiseks, et kui ütleme, et mul on põhja pool on see punane siin, ma panen sellise nõela vastu ja nüüd ma tõmban selle siit teravast otsast. Kumb pool nüüd sellest naelast võiks näidata põhja ja kumb lõunasse? Pane alla kirja. Nii, kas me oleme valmis? Peatega lahendamine. Rohelised soovivad vastata. Tulge näidake, missugune nupp on õige. See on põhi. Jah, see on põhi. Nii, selles suunas. Kuna teised tiimid pakkusid täiesti teise suunda, siis me ei ole enda lahenduses väga kindlad. Siin on nüüd kaks asja. Esiteks, ma ei saa ka aru, miks nad lähevad just selle nupu juurde. Teiseks, mul on hüpotees, miks nad võib-olla sinna lähevad. Me ütlesime võistele, et kui nad tulevad vastama, siis neil on maksimaalselt 1 minut seal keskel oma mõõtmised ära teha ja öelda meile, milline nupp on õige. See 1 minut ei osutu aga piisavaks ajaks, et kõndimisest loksuv veeanum rahuneks ja kompassi nõel jõuaks seal stabiilselt mingi ühe suuna valida. Seega me suurendasime seda aega tegelikult poole ülesandelt 2 minuti peale, aga alles siis, kui kõik võistkonnad olid ühe korra vastanud. Ehk võib-olla on see ristisuuna pakkumine tingitud sellest, ja võib-olla ei jõudnud ka siniste nõelend enne õigesse suunda keerata, aga võib-olla nad lihtsalt kuidagi tegid midagi oma kompassis valesti. Saatesse küll kõik pakkumised ei jõua, seega ma ei oska siin öelda mitmes pakkumine millisel tiimil on parasjagu, kui me seda siin saates näeme,
aga tõesti kõik olid pakkunud ühe korra, kui me siis muutsime selle aja 1 minutilt 2 minutilt. Kas teil on nupp käes? Vajutage seda nuppu. Nupp ei tööta, vale vastus ja mäng jätkub. Okei. Ei pane keskele ära, vaata kas see nii. Stopp, peatega lahendamine. Nii, ootame hästi rahulikult ära. Pean seal, ta tegi täisringi peale. Ma arvan, et see on ikkagi üks endast sammudad. Ei ole õiges nupus üldse kindel, sest kõik tiimid on pakkunud täiesti erinevatesse suundadesse. Palun vajutage. Palju õnne, see on õige vastus. Teie olete selle ülesande võitnud ja teeninud selle hooaja esimesed 3 punkti. Nii, kompassi ülesanne. Me oleme teinud kunagi Rakett 69 õpihuvilaagrites kompassi tegemise ülesannet. Kes ei tea, mis on Rakett 69 õpihuvilaagrid, siis see läks umbes 10 000 lapsele üle Eesti erinevad ülesanded, kus nad siis käisid 3 päeva sellises linnalaagri formaadis koolis kohal, kus üks juhendaja viis nendega siis läbi justkui koha peale väikest Rakett 69 saadet. Ja sinna me siis valmistasime ette ülesanded koos Rakett 69 teadusstuudiote ja AHA teaduskeskusega ja see projekt algas esimest korda mõned aastad tagasi. Seal meil oli kompassi tegemise ülesanne, kus siis ka võistlejad pidid tegema kompassi ja selle põhjal määrama siis mingi asimuudi mingist etteantud noolest ja kuidagi seal siis tegema. Aga mis on oluline on see, et me seal ka tõime eriti välja, et võivad olla häirivad tegurid. Näiteks kui sul on mingi laud, kus peal sa seda teed, et sealt jookseb mingi metalltala alt läbi, siis see kompassi nõel võib pöörata täpselt selle metalltalaga ennast näiteks vahet ei ole, kuidas isegi, aga et see võib mõjutada selle tööd. Ja ma tean, et ka teadusstuudiotes on tahetud mingil hetkel seda ülesannet teha mingis formaadis, kas ka mingisuguses laagris või sessioonis. Ja kui ma küsisin teadusstuudiotelt inimestelt järele, et kas te teete seda, kas te ei tee, mis juhtus, miks mitte, siis nad ütlesid, no me tahtsime teha, aga meil oli liiga palju häireid, et me ei saanud seda usaldusväärselt tööle. Ja see oli see hetk, kui ma tegelikult olin juba nagu telele ära pitchinud selle, et ja, teeme seda ülesannet, küll me saame. Ja siis oli korraks siuke, et mis nüüd? Aga siis ma läksin teadusstuudiosse koha peale, võtsin ühe kompassi, võtsin ühe klade ja proovisin siis ära kaardistada, mis olukord on erinevates punktides just selles stuudios, kus me hakkame saadet salvestama. Ja ma võtsin niimoodi, et mul oli käes see klade, mul oli kompass siin peal. Ma kõndisin suhteliselt süstemaatiliselt selle stuudio läbi ja tõmbasin siis noolekese, mis tähistas selle põhjasuunda selles konkreetses punktis. Panen selle pildi ka siia. Te näete, üldiselt on 2 tähelepanekut siit. Need põhjasuunad on enam-vähem ühtlased. Meil on mingid kohad, kus ta natuke pöörab ära. Ja teine tähelepanek on see, et see on suhteliselt igav maja, kus seda ülesannet teha, sest et põhjasuund jookseb põhimõtteliselt maja seinaga paralleelselt. Et oleks võib-olla huvitavam, kui ei teki seda kohe nii lihtsalt, ütleme, seina järgi joondumist. Ja teine pool võib-olla, et Tallinnat teades, siis meri on ühel pool ja võib-olla see põhjasuuna valik selle põhja ja lõuna vahel oleks olnud võrdlemisi lihtne. Mis on oluline sellest katsest on see, et ma sain selle tagasiside, et on tehtav. Me saame teha. Aga kust need häired siis tulevad? Teadusstuudiotes on kogu küte jookseb läbi põranda, ehk meil on põrandaküte, mis kütab kogu tuba järjest. Ja see tähendab seda, et maa sees on hästi palju erinevaid metallseid objekte. Ja kui nüüd minna selle kompassiga maa lähedale, siis me näeme väga tugevalt, kus iganes on parasjagu see mingi tugevam metallobjekt, siis sinna poole see kompass tõmbab. Ja see on ka põhjus, miks meil oli seal siuke plastikust taburet seal keskel, kuhu nad said oma siis kompassi panna. Et nad ei peaks olema seal vastu maad, kus neid häireid oleks hästi palju, et me oleme tõstetud sealt maapinnast, kus need häired on siis minimeeritud. Vaadake. Eriti lõbus oli veel, ma ei tea, kas meil sellest videot on, aga me proovisime seal listi, et sa võtsid magneti ja siis sa proovid seda libistada mööda maad. Ja see läheb mööda maad ja siis ta tõmbab bups, kuskil ennast kinni, sest et seal on tõesti nii palju on neid metallseid objekte seal, kuhu magnetid võiksid külge hakata. Nii et nüüd siis tead, kui pead tegema sellist ülesannet, siis proovi enda jaoks see ruum ära kalibreerida enne ja leia, võib-olla see kõrguse muutus on see, mis sind aitab. Või võib-olla sa pead tulema mingitest seintest eemale, et sa saaksid enam-vähem loetavad tulemused. Rahva tungival soovil siis anname suurema hoo sellele magnetile, nagu nukimängus paneme siit hooga minema.
igatahes lõpp ja kõik hea. Saime tehtud ja saime selle ülesande võtta. Nüüd üks asi veel selle ülesande juures on see, et ka mina olen kuulnud, et võta puuleht, pane nõelake peale, et siis saad panna tiigi peale ujuma. Me salvestame jaanuaris või detsembris, või ühesõnaga talvel. Kust saada puulehti? Ja see on päris nagu huvitav mure. Ma jalutasin Tartus siin ringi vahepeal koeraga ja siis ma leidsin mingisugused kasepuud, mis olid üllatavalt kaua lehtes. Tere kõikidele Kase Story fännidele. On hea tõdeda, et need kased on ikka veel lehes. Et kui on vaja teinekord seda kompassi ülesannet teha või on kase leht peale, siis teate, et vahi Selveri kõrvalt saab. Ja osad on veel rohelised, no siin valgus ei paista. Kui enamus nendest puudest hakkasid juba lehti ära langetama, siis seal oli 2 puud, mis olid täpselt tänava valgusti all. Ehk siis neil oli oma päike, palju kauem kui teistel puudel. Ja lumi oli maas ja need puud olid rohelistes lehtedes, roheliselt lehtes. Et ka huvitav tähelepanek, et nüüd, kui sul on vaja talvel saada puulehti, siis võib-olla ei ole lootusetu, et käi ringi, otsi selliseid haljastatud kohti, kus võiks olla tänavavalgust ja puu otse üksteise kohal või all. Ja ma usun, et sul on lootus seda leida. Läheme teise ülesande juurde. Looduses pikemalt ringi uidates võib varem või hiljem tekkida vajadus teha tuld, et toitu valmistada või ennast soojendada. Valige sobivad materjalid ja süüdake leek, mis püsiks võimalikult kaua. Kas olete valmis? Jaa! Läks! Okei, ma võin panna asju kirja, mida meil on seal olemas. Okei. Võistlejatel on tule tegemiseks valida erinevaid materjale, mille kogumass ei tohi ületada 200 grammi. Võistkondadel on aega 5 minutit, et ükshaaval stuudio keskel käia, tutvuda materjalidega ja siis kamba peale sobivad välja valida. Kui materjalid on valitud, siis süüdatakse võistkonna laual selline süütekuubik, mis põleb umbes 5 minutit. Ka võistlejale oli öeldud, et see põleb umbes 5 minutit. Iga järgmise 5 minuti tagant peab võistkond süütama siis ühe tiku, mille kohtunikud neile toovad. Ja see märgib siis seda, kas nende tuli veel põleb või mitte. Laua peal on foolium 40 grammi, küünlavaha keraamilisel plaadil 100 grammi, tühjad teeküünlatopsid 10 grammi, puidust ümarliistu jupid 130 grammi, apelsin 70 grammi, tennis puuvillasest nöörist paelaga 50 grammi, puidust kurguspaatlid 50 grammi, käbid 30 grammi, klaaskolv piiritusega 100 grammi, puidust kohvi segamise pulgad 30 grammi. Konservikarp searasvaga 100 grammi, väike purk kaanega 20 grammi, ajaleht kividega 180 grammi. Aga proovime siis ehitada piirituslambi, see võiks olla kõige parem. Nii, ma nüüd lähen. Apelsini me kasutame ilmselt. Foolium 40 grammi, vaha 100 grammi. Üks tõhusamaid viise leegi hoidmiseks on valmistada küünal või piirituslamp. Näiteks piiritusega immutatud puuvillane pael annab kontrollitud ja püsiva leegi. Purk, jaa. Ja siis meil on vaja meil on 30 grammi üle nagu. Okei, Roosile tuleb kohe idee, et teeme piirituslambi ja sellest lähtuvalt valimegi materjale. Me mõtleme, kas võtta palju puupulki ja teha neist lihtsalt lõket või teha piirituslamp. Kuidas me saame teha nii, et me lisame võimalikult vähe materjali? Võime lihtsalt... Venikesed pulgad? Või paksud pulgad põleksid võib-olla. Palju pulki lihtsalt. Et nagu kui võtame purgi, eks ju, me paneme purgi poolikult mingi asja peale, eks ju. See, et me vähendame hapniku juurdepääsu. Teades natuke tulevikku ette, siis see asjaolu, mida punased praegu arutasid, on suhteliselt oluline info, et nende tuleviku otsuseid mõista. Nad otsustasid praegu, et tule kauem hoidmiseks piiravad nad hapniku ligipääsu leegile. See on selline viimase sentimeetri optimeerimine juba muidugi, mille eelduseks on, et muus osas on sul töötav lahendus olemas. Me saame siin rasva lisada pärast, sest et ta peale läheks. Pulkadega. Nii, okei, aga sina, mis me nüüd täpselt võtame? Siis võtame jäätse pulkad. Kas me tossu võtame üldse või? Okei, me peame kiiresti ära otsustama, kas me suudame piir. Seal oli mingi väike purk ka veel, mis oli 20 grammi. Selle me saaksime teha nagu selle piirituslambi kehaks. See oli see point. Okei, aga kas me proovime piirituslampi ehitada? Saame tõesti riskima seda ka. Riskime. 3, 2, 1, stopp. Võistlejad, ma loodan, et te olete oma valiku teinud.
Nüüd saate laudadele vajalikud asjad tule tegemiseks. Punased võtsid searasvaga konservikarbi ja 2 puupulgad, kokku 180 grammi. Sinised võtsid väikese klaaspurgi, piirituse, tossu puuvillase paelaga ja väikesed puupulgad, kokku täpselt 200 grammi. Rohelised võtsid täpselt sama komplekti, mis sinised, kokku 200 grammi. Olgu veel öeldud, et kui tule süütamisega jääks võistlusviiki, siis oleks eelis võistkonnal, kes valis väiksema kogumassiga esemed. Ka see reegel oli võistlejatele varasemalt öeldud. Vahendid on valitud, süütame leegi. Ja kui sa ei saanud praegu aru, kas süüdati juba leek või mitte, siis kohtunikud nüüd jalutavad laudade juurde, et leegid süüdata. Proovin. Või ma võtan teise. Okei, seda on päris lihtne. Otsustame valida 2 suuruses puidutükke ja konserv, mille põhjas on rasva. Võtke nüüd see süütetablett tangide vahele ja süütame tableti ja paneme tableti siia sisse. Iga 5 minuti tagant süütab kohtunik võistkonna leegiga uue teeküünla. Kelle leeg süütab kõige rohkem teeküünlaid, on võistluse võitja. Täpsustavad reeglid on veel, et iga 5 minuti tagant läheb kohtunik tikuga võistkonna juurde. Võistkonnal on seejärel 60 sekundit, et anda kohtunikule põlev tikk tagasi. See, kas nad kasutavad sellest ajast 55 sekundit, et oma süsi hõõguma puhuda või 2 sekundit, et lihtsalt ise tehtud küünlast tuld võtta, on juba nende enda valik. Kui kohtunikel peaks tikk ära kustuma, sel ajal, kui ta liigub võistlejate laua juurest küünalde juurde, siis ei ole see võistlejate mure. Me süütame nende tiku ja küünla sellegi poolest. Aga mis me teeme sellega siis? Kaua me saame tal olla? Oota, mul ei ole kellaga. Praegu lasta olla kindlasti. Nii kaua, kui ta nagu veel ilmselgelt põleb ja nagu ta näeb välja niimoodi, nagu ta põleks kaua. Sai tagu sisse või? Jah, okei, ta see on väga õhuke korp. Siis te võite vaadata piiritusesse sisse, ma arvan. Ettevaatust. Et hästi suht vähe peab olema väljas, on ju? Ma mõtlen. Või mis sa arvad? Ta on praegu, ma arvan, et ta on piisav. Pigem lasta olla väljas, kui kukub sisse. Esmalt puurime purgi sisse augu, kastame paela piirituse sisse ja ajame selle paela läbi puuritud augu. Kuulge nii. Annad järgmisega. Kas on see, kuidas ma tahan? Väga seda taktikat. Keegi võiks kogu aeg järgida, et kuidas see põleb. Kas kaudselt hoida seda terve põleb hästi, aga ma ei näe siin alla. Praegu see põleb. Okei, ta läheb rahulikult põlema, et ma panen ta siia. Ei, aga ta kustub ära jälle ju. Kustub ära, jah. Okay. Nii, piilituslamp on potentsiaalselt valmis. Proovime pulka põlema panna, aga alusele tõstes see kohe kustub. Ta päris raskelt läheb. Ai, need pulgad, nad on nii head tegelikult. No nii, aitab. Sa võid teda siis... Oota, kustutame ära selle, meil pole mitu tuld korraga. Nii, see tuli läheb ära. Nüüd kustutame ploki ära. Praegu sa ei saa seda ära kustutada. Ta just kustus. Kas sa seda veits sisse poole ei taha? Kas me ei või teda? Väga suur leek on nagu. On küll. Hetkeks kardame, et esialgu süüdatud tuli kustub, kuid õnneks enne seda saame piirituslambi põlema. Kas me hakkame rasvatükke pulka otsa panema? Me võime proovida esimesega. Tegelikult ma ei tea, kaua see põleb veel. Kuule, sellega on kiire nagu. Aga paneme esimesega siis. No, enam proovi. Okei, see on seda tükkis. Pane seda pulka äkki. Punane tiim kasutab konservikarpi ja paneb selle tulele peale, lootes niimoodi tuld kauem säilitada. Tegelikkuses võtavad nad ära hoopis hapniku ja tuli võib kustuda. Kui me paneme maha, siis ta kohe proovin, kui tulekindel see või okei, seda oleks tegelikult parem teha nende tangidega. Kindlasti oleks. Hakkab see varsti kustuma, kui me nagu ei tee. Siin on palju aega veel. Arvad on? Okei, ta läheb väga järjesti põlema. No siis meil on siin veel põletamismaterjaliks seda ka. Sigrid on juba väga mures, et leek kustub kohe-kohe ära, aga poiste arvates on aega veel küll. On esimese tiku süütamise aeg. Ja kui tikk põleb, võite sellega küünla põlema panna. Esimese tiku süütamine läheb meil päris kergesti. Kuulge, me ei saa põlema. Pane etanol sinna sisse kiiresti, meil on midagi vaja teha. Kui leek on juba kustunud, aga mõned tükikesed veel hõõguvad, siis üritan meeleheitlikult veel piiritusega päästa asja. See ei lähe. See on juba jahtunud, see läheb nagu. Ei, ära pane rohkem, ära pane. Saad rassa? Tule aita äkki. Aga võtad sellest purk ära.
oi jama. Kuna kuubik kustus ootamatult kiiresti ära, siis üritame veel puhudes leeki taastada. Jääb üle. No, Aeg on täis. Kas meil on ülesande võitja selge? Sest punastel on leek kustunud, sinistel on leek kustunud ja ainsad, kellel on leek veel põlemas, on rohelised. Palju õnne, et teie olete selle ülesande võitnud. Ma armastan teid. Upanaudid võitsid. Ma ei suuda uskuda, et me kohe esimese küünla süütamisega võidame. Teised ei saanud isegi tuld üles. Teise ülesande võiduga teenis iga rohelise võistkonna liige endale 5 punkti. Võistlejad olid ka ise üllatunud ja pisut pahurad ning levis valjuhäälselt siuke protestisõnum, et see kuubik põles oluliselt vähem kui 5 minutit ja neil ei olnud võimalust seda ülesannet lahendada. Seejuures tahaksime välja tuua, et 2 võistkonda jõudsid selle aja jooksul ju valmis ehitada päriselt piirituslambid. Ehk selles mõttes oli aega küll ja veel, et töötav lahendus valmis saada. Teisalt me nägime saates, et kohtunikud olid juba läinud võistkonna juurde, et paluda oma tikk süüdata. Mis tähendab, et esimesed 5 minutit olid möödunud selleks ajaks, kui võistlejad oma hõõguvaid kuubikuid ebaõnnestunult tulele hakkasid proovima puhuda. Ma ei taha kuidagi võistlejatele seda ette heita ja ka mina olen pettunud, et me ei saanud näha kogu võistlust selle täies hiilguses. Aga see on see, mis tihti kaamerate ees pinge all võibki juhtuda. Ma arvan, et kui võistlejad saaksid sama ülesannet lahendada ka teist korda, siis ei oleks küsimust, kas kõik saavad oma leegi hoidmise süsteemi 5 minuti jooksul tööle. Missugune ootamatu lõpp sellele ülesandele? Teine ülesanne. Mina puutusin vähe kokku, sest Joosep tegi enamus katsetuse ja mul on hea meel, et me saame nüüd kutsuda siia kaamera ette ka Joosepi. Teeme kõik kodus ka väikese aplausi, ei pea suurt tegema, muidu inimesed vaatavad imelikult, teeme niimoodi 3 tükki. 1, 2. Palun. Tere, kallis vaataja. Kuidas see ülesande lahendamine siis oleks pidanud tegelikult välja nägema? Kõigepealt sa valid endale head materjalid. Seda siis saab valida selle järgi, sa vaatad, mis on võimalikult energiatihe või mida sa saad võimalikult kaua põletada. Näiteks rasv, mis on väga energiatihe, kui sa mõtled näiteks, millest on tehtud küünlad. Rasvast? Vaha. On vaha, on rasv, need on nagu suhteliselt sarnased. Vahe lihtsalt on see, et kui rasv läheb soojaks, ta läheb suht vedelaks. Vaha tavaliselt läheb natukene vähem, ehk sa saadki teha sellised nagu pikad küünlad. Mis neil veel oli? Neil oli paberit antud. Paber ei ole just eriti energiatihe, aga ta on väga õhuke, ehk sa saad sellest teha väga pikad ribad, neid väga palju, ja siis neid hakata ükshaaval põletama. Ehk idee on hoida leek võimalikult väike. Sest kui sul leek on võimalikult väike, siis sul kulub energiat väga vähe. Kui ma nüüd saadet vaatasin, sa ütled, et seal oli paber. Tellis, mille ümber oli paber. Me andsime seda selle pärast, kuna me tahtsime siis, et see paber oleks natuke raskem, niimoodi, et me ei annaks liiga palju paberit neile. Me andsime ühe ajalehe. No ma ei põletanud ühtegi ajalehte algust lõpuni ära. Ma põletasin, ütleme, umbes siukse 8 sellest. Ja ma põletasin seda, ütleme, 15 minutit. Okei, nii et hästi nagu lihtsustatult 8 × 15 on mingi 2 tundi. 2 tundi umbes. See oleks arvatavasti olnud kõige nagu närvisöövam, sest sa pead ülitäpselt alati hoidma seda leeki. Ja isegi kui dubleerid ja põletad 2 korraga, on ikkagi tund. Piirituslamp, sellega nad said ka hakkama tegelikult. Neil oli antud põhimõtteliselt materjali, et teha päriselt küünal. Tilkunud küünlarasva, küünla see nagu foolium alus, see nagu tops. Ja mingit nööri või pulka või midagi, millest teha see taht. Ehk nad said teha tavalisi küünla. Aga see massipiirang oli seal 200 grammi, et kas siis 200 grammi sisse mahtus ainult üks lahendus või said nad ka mitu tükki teha paralleelselt? Me üritasime hoida niimoodi, et sa saaksid teha ainult ühe lahenduse, sellepärast kui nagu sa saaksid teha mitu, siis me üritasime hoida seda nagu piiraega, et need tuleks nagu maksimaalselt tunniga välja, et see ei saaks üle selle minna. Ja kui sa juba saad teha mitu lahendust, siis sa saaksid teha põhimõtteliselt juba 2 tundi. Ehk siis kõik, mis oli nagu hästi põletatav, mis justkui oleks nagu võimalik nagu pikalt seda põletada, need tavaliselt kaalusid suht palju. Ehk sa ei saa neid nagu mitu võtta. Kui sa oleks võtnud 180 grammi rasva ja pannud sinna ühe tiku tahiks,
et see küünal võiks põleda kauem kui saatepäev. Et me ei saanud lihtsalt anda selliseid asju, sest et muidu me ei mahu ära selle päevaga lihtsalt selle ajaraami siis. Siis neil oli antud ka üks apelsin, kuna see on siuke, ma ei tea, viral asi natukene, sa saad teha nagu apelsinist nagu küünla. Kui ma lihtsalt võtan selle apelsini, eks ju, ma tean, lõikan pooleks, koorin niimoodi ära, et seal jääb see valge asi jääb nagu tahiks ja siis lihtsalt selle searasva viskan sinna sellesse kausi sisse. Ei läheks või? See oleks suht kehv küünal olnud, apelsin kaalus liiga palju. Ei, nad oleks neid asju juurde võtta, aga lihtsalt mitte midagi, mis oleks neid aidanud. Ja ma tunnen, et mingisugune nöörijupp töötab palju paremini tahina kui apelsin. Räägime neist puittikkudest ka. Tuli välja, et nagu puit põleb ka päris kaua, kui sa üritad teda väga kaua põletada, et sa saad tõest. See on samamoodi nagu ka paberiga, sa saad teha väiksed ribasid ja neid järjest vaikselt põletada. Ja siis me andsimegi neile ka valiku nagu, mis ongi siis siuke rohke puiduga komplekt, kus ta ongi lihtsalt, et sa põletad justkui puitu. Seda oleks saanud ka, võib-olla mitte nii kaua põletada kui teisi lahendusi, ehk see oleks olnud justkui siuke nagu kerge, aga mitte väga hea lahendus. Ja kui me ütleme mitte väga hea, mis sa nagu tunnetuslikult ütled, kaua see võiks kesta selle kogusega, mis neil oli? No ma ütleksin siuke nagu pool tundi ikka. Okay. Kui sa võtaksid kõik puidu, mis seal on, siis nagu sa saad pool tundi seda ikka põletada. Ja siis neil olidki lisaks veel siuksed nagu, mis on siis nagu kohvisegamispulgad, mida kõik võitsid, mina kui ma õigesti mäletan. Ja see oli selle jaoks, et kui sa tahad nüüd nagu tuld nagu natukene veel lisaks hoida, et noh, sest tegelikult seda oleksid ka vähemalt siis 5-10 minutit neid pulkasid põletanud, et sa said neid põletada, või siis vähemalt, kui sa tahad näiteks sellest leegist tõsta, mis sul oli see leek, mis oli ette antud, tahad sellest tõsta tuld endale näiteks küünla peale või kuhugile mujale, siis nendega sai seda teha. Kui kaua sinu kõige kauem põlev küünal põles ja võib-olla kirjelda seda protsessi, kas see oli nagu üllatus, kas sa arvasid, et see on juba kustus, kas sa jõudsid käia vahepeal kodus magada ja tagasi tulla? What was it? No kõige kauem kestis, ma tahaks öelda, et see oli tegelikult rapsiõlist tehtud küünal. See oli algne katsetus, pärast läks siis nagu searasva peale, sellega tuli natukene nagu lühemalt, aga need küünlad põlesid lihtsalt tunde. Eriti rapsiõliga sellega ma sain, ma arvan, et see oli vähemalt terve tööpäev. Ühesõnaga, et rapsiõli sellepärast sai ära võetud siis järelikult, et muidu me ei oleks jälle saatesse ära mõttud. Ja searasvaga oli ka ikka, ma arvan, mingi 3-4 tundi põles. Lihtsalt tal lõpp läks täpselt selleks, et sa nagu nägid siukest väikest sinist täppi seal, mis oli justkui leek, mis nagu võib-olla oleks saanud midagi ka sealt veel eraldi põlema panna. Et oleks võinud olla ka väga lihtne kogemata see ära kustutada, kui sa lähed midagi süütama, et oleks hästi ettevaatlik pidanud olema. Jah, aga selline 1-2 oli normaalne leek. Mida peaks silmas pidama, et teha võimalikult hea küünal ise? Tuleb leida midagi, mis põleb, mis ei oleks mürgine. Ehk kui sa tahad teha küünalt ja sa tahad talle mingisugune tahi panna, siis see ei oleks hea, kui see ei ole mingisugune plastikust nöör, sest need ei tööta hästi ja sealt võib juhul, kui see isegi läheb põlema, siis sealt võib tulla mingid mürgisid aurusid. Et puuvillane nöör? Jah, kui sa teed küünlaid näiteks searasvast, siis tuba hakkab natuke haisema võib-olla. Võib-olla. Sul on kogemused, ma saan aru? Ja ma ei tea, kui palju inimesel lihtsalt kodus piiritust on. Kuigi saab ka teha nagu madalama alkoholiprotsendiga asjadest, siis ta peab olema ikkagi rohkem kui 40. Et 40 on siuke, millega on raske saada seda põlema. 40-ga päris ei saa. Jah, et peab olema midagi suuremat. 5 minutit läheb saates oluliselt tunnetuslikult kiiremini, nii et tasub mõelda varuvariantide peale, kui sul selline ajaraam ees on. Tavaliselt teadustoimetus on asjad väga korralikult läbi katsetanud, nii et tasub ennem enda sisse vaadata ja mõelda, et miks seekord niimoodi läks, võtta sellest kaasa see õppetund ja järgmine kord paremini teha. Läheme lõppmängu! Lõppmängus esindab igat võistkonda üks liige. Lõppmängu võitja saab 2 võidupunkti, kaotajad aga 1 miinuspunkti. Võitja võistkonnakaaslased saavad 1 lisapunkti. Punased. Mina. Rohelised. Mina. Ja sinised. Ka mina. Alustame lõppmänguga. Hommikul laagriplatsil asju kokku pakkides selgub, et telgikott on kaduma läinud. Teie ülesanne on telk kokku rullida ja kinnitada see 2 sõlmega.
aga teha seda nii, et sõlmesid on võimalik pingutada, aga ka kiirelt vabastada. Kas olete valmis? Jaa! Läks! Nii, vaatame, mis siin võtame kõigepealt juhendi. Nii, siin meil on näidatud, milline see sõlm siis olema peaks. Võistlejatel on antud juhend, mida hoolsalt järgides tuleb siduda 2 lihtsasti pingutatavat kiirvabastusega sõlme. Meil on 2 sõlme. Siin ülesandes on tähtis kiirus ehk pakin telgi võimalikult kiiresti kokku ja hakkan kohe sõlmesid siduma. Tuleb siit, läheb alt, läheb läbi, tuleb uuesti. Nii pidi jaas tagant läbi, siit. Vaata nii, proovime uuesti. Võtame hästi siis suure tüki pealt, alt, läbi. Stopp! Peatage lahendamine. Pingutada saab. Ja, esimene õnnestus. Ja ka teine õnnestus. Palju õnne! Sa oled selle ülesande võitnud ja teeninud endale 2 võidupunkti. Alles on esimene saade tehtud ning ei kujutagi ette, kuidas järgmised saated lähevad. Roos-Marii teenis lõppmängust endale 2 ja oma võistkonnakaaslastele 1 punkti. Kaarel ja Ralf peavad leppima 1 miinuspunktiga. 3. ülesanne on sõlmede tegemisest. Me valisime sinna, no kus see eks ju tuleb, on võib-olla see, et ma ei tea, kas te ka olete väiksena võtnud mingeid matkaraamatuid ja vaadanud sealt erinevaid sõlmi ja siis proovinud neid järgi teha, ehitada metsas onni või mis iganes. No kui ei ole, siis kunagi ei ole liiga hilja, aga see mälestus, mis mul sellest on see, et sõlmed nagu, on rasked, aga samas ei ole ka rasked. Aga kui sa pead pildi pealt aru saama, kuidas see nüüd sealt üksteisest läbi peab minema, siis vähemalt väiksele lapsele, aga tegelikult ma arvan, et ka kõigile, kes ei ole sellega liiga palju kokku puutunud, see on suhteliselt suur siuke geomeetriline ajude ragistamine. Ja see on see, mille me tahtsime siis nagu ülesandesse tuua. See sõlm, mille me valisime, ma arvan, et seal võib-olla need peamised kategooriad olid see, et see peaks midagi tegema. Et kui ma teen sõlme ja Aigar on mingi, ei tule lahti, siis ma ei pea selle sõlmega õigesti hakkama saama, et see ei tuleks lahti. Seega meil oli vaja mingit sellist võib-olla visuaalselt hästi hinnatavate tunnustega sõlme. Ja üks selline hea tunnus võib-olla, mida sa visuaalselt suudad hästi jälgida, on see, et sul on sõlm, mis püsib tugevalt ja siis kuidagi tõmmates see jookseb lahti. See minu arust nagu visuaalselt annab väga hea siukse ülevaate. Nüüd mure on selles, et sellised sõlmed, nad ei ole mõeldud nagu mingi suurte raskuste üleval hoidmiseks tavaliselt või midagi, et nad on sellised pingutussõlmed, kinnitussõlmed, et ma ei tea, kui sa tahad käru peale koormat kinni tõmmata, siis sa saad teha siukse sõlme, kus sa siis sikutad ja saad selle pingutada ja pärast saad siis vabastada. Aga et stuudios me ei saa sellise sõlmega, ma ei tea, tõmmata suurt raskust laella või midagi, me saame lihtsalt nagu mingi bambu kokku panna. Ja see on põhimõtteliselt see, kuhu me siis lõpuks jõudsime, et meil on mingi pamp, selleks, et see pamp oleks matkaga seotud, siis meil on telk ja see telk on siis see, mis tuleb kinni siduda täpselt selle ette antud sõlmega. See sõlm on inglise keeles, te leiate video, saate siit kuskilt alt või ülevalt otsida ka selle lingi. Canadian Jam Knot koos siis with quick release, ehk siis ütleme kiirvabastusega Kanada pingutussõlm. Ma ei tea, näiteks midagi sellist. Ja produktsiooni poolt oli natukene see sisend, et kuidas me nimetame seda sõlm, et meil oleks vaja seda nimetust. Ja otseselt sõlmi on nii palju maailmas, et kõik ei ole tõlgitud võib-olla niimoodi ära. See sõlm samamoodi, et ma ei leidnud kusagilt eestikeelsest kirjandusest nagu konkreetselt seda sõlme. Et on olemas erinevad sõlmed, mis ongi võib-olla pingutusega sõlmed, pingutatavad sõlmed ja kiirvabastusega sõlmed. See kiirvabastus on tihti selline lisafunktsioon, mida sa saad päris paljudele sõlmedele võib-olla juurde siduda, tehes ta võib-olla natukene siis mitte nii ohutuks selles mõttes, et ta võib kogemata ka lahti tulla, aga kui su funktsionaalsus on selline, kus sa tahadki, et see saaks niimoodi kiirelt lahti tulla, siis miks mitte lisada seda erinevatele sõlmedele.
ja see oli küsimus, et kas ja kuidas me tõlgime seda ja minul oli abiks siin üks ronija Hans ja tema natukene siis proovis seda teha, andis mingit tagasisidet. Helen meie tiimist tegeles peamiselt selle ülesandega, aga selle tõlke probleemiga siis samamoodi Hans ütles, et no tegelikult Eesti siuke grand old sõlmemänn on Jaan Künnap, et vaata äkki leiad mõne tema raamatu. Aga siis tuli välja, et Eesti on nii palju väike, et ma siis helistasin talle ja rääkisin loo ära. Ja võib-olla mu hüpotees oli see, et kas me peaks nagu ütlema seda Kanada kiirvabastusega poov sõlm või tegelikult on okei lihtsalt nagu kirjeldada seda, et ma ei pea seda nagu nimetust andma. Et see ongi kiirvabastusega pingutatav sõlm. Et kuidas see käib, kuidas sõlme nimetuste tõlkimine käib. Ja laias laastus ma sain selle sisendi, et sa oled õigel teel. Niimoodi see käibki, et nagu ei ole nagu mingit kuldreeglit, et kui su nimetus ei aja seda otseselt segadusse ja funktsionaalselt annab meile edasi, mis see on, siis see on täiesti okei viis, kuidas seda teha. Nii et see, mis kujul te saates nägite seda ja see, mis kujul see võib-olla see infomaterjali peal oli, sa võid kodus seda sõlme järgi proovida. Siis see on see, kuidas me seda nimetasime. Ja täpselt niimoodi oligi. Tugevuse nõrkused. Järgmisel korral uutes tiimides. Kuidas on siis paika saanud see, ütleme, uus võistkonna dünaamika ja punktisüsteem? See ei ole minu peast otseselt, selles mõttes, et mina ei teinud neid lõplikke otsuseid. Küll aga sellel hetkel, kui ma tundsin, et ma tahaks seda kuskil vähegi nagu enda jaoks loogilises suunas tõugata, siis ma üritasin anda enda sisendit nii palju, kui ma tol hetkel suutsin. Mul on arvuti, ma nüüd vaatan arvutit, et hoida pilku peale, et ärge laske ennast häirida sellest. Me suutsime paika panna teatavad eelpiirangud. Mitte keegi ei lähe koju, vähemalt esimesed 6 saadet. Miks? Sest et meil tihti juhtub see, et tuleb mõni võib-olla, ma ei tea, äge inimene, kõik on ägedad inimesed. Igatahes keegi läheb alati esimeses saates koju ja teises saates koju ja kolmandas saates koju ja kui nad on tulnud juba sinna meie juurde, läbinud selle esimese valiku, siis võib-olla meil õnnestub anda neile võimalust rohkem kogeda neid ülesandeid, kuhu ka meie paneme ju palju tööd sisse. Me tahamegi, et inimesed näeksid, tunneksid, saaksid lahendada neid rohkem. Nii et sellest tingituna see hooaeg oli siis otsus selles, et me ei saada kohe inimesi koju, vaid me üritame leida viisi, et kõik saaksid lahendada võimalikult palju ülesandeid ja siis ühel hetkel me tõmbame kuskile joone, kes on joonest kõrgemal, jääb saatesse, kes on joonest allpool, läheb koju. See tähendab, et meil on vaja mingisugust punktisüsteemi. Ja kui meil on punktisüsteem olemas, siis me peaks kuidagi selle nagu järjestuse põhjal tegema võistkonnad. See oli ka, minu jaoks oli hästi oluline, et me peaksime saama võistkonnad muutuma. Sest kui meil jäävad võistkonnad samaks, siis see, et keegi ei lähe koju, ma ei tunne, et see annaks meile võib-olla nagu selle tulemi, mida me tahame. Et võib-olla satud võistkonda, mis sinu jaoks ei tööta hästi. Ja võib-olla selles võistkonnas, võib-olla tulebki mingil põhjusel üks võistkond natuke nõrgemalt kokku. Et see punktisüsteem ja uute võistkondade tegemine, see võiks anda meile sellist nagu sotsiaalset suhtlust, tiimijuhtimisdünaamikat, võib-olla mitte isegi tiimijuhtimis, aga koostöödünaamikat rohkem ja laialdasemalt. Ja teiselt poolt see võiks siis võib-olla ka võrdsustada läbi kogu saate seda, kuidas erineva siis tulemusega võistlejad, mis tiimides satuvad ja et meil oleks võimalik nagu kõigil anda võimalus saada häid tulemusi. See on vähemalt see nagu visioon, mis seal alguses oli. Ja ma ei tea, kas meil tuli see väga hästi välja see hooaeg, võib-olla mitte, võib-olla tuli. Kui te nüüd vaatate saated ära, siis teil on hea hinnata. Ja kui sul, kes sa seda praegu vaatad, tekib mingi hea täiend või hea lisand, siis anna märku, mismoodi sinu arust peaks seda punktisüsteemi kuhu suunas nihutama, muutma ja võib-olla me jõuame mingi veel parema tulemuseni. Nii, kuidas moodustame meeskondi? Meil on mingisugune paremusjärjestus. Selleks, et see oleks mõistlikult aus, siis sai välja pakutud selline, inglise keeles on snake draft, ehk siis nagu mao sinka-vonka liikumine selle võistkonna jaotamiseks. Ehk siis, kui meil on paremusjärjestus 1.–12. ja meil on sinine, punane, roheline tiim, siis me hakkame täitma siit 1. koht, 2. koht, 3. koht, 4. koht, 5. koht, 6. koht, 7., 8., 9., 10., 11., 12. Ehk siis, et ühte tiimi satuvad 1., 6., 7., 12.
kolmandasse tiimi satub siis 3., 4., 9., 10. ja keskele siis need ülejäänud, et me proovime siis seda nagu võimalikult palju ühtlustada selle tiimi jaotamisega. Avasaate järgselt meil oli mingisugune edetabel avasaate tulemuste põhjal, siis me tegime sellest edetabelist need tiimid niimoodi. Ja sealt edasi siis vastavalt iga eelmise saate lõpu punkti seisule samamoodi tegime selle mao liikumisest läbi ja jagasime need tiimidesse. Kuidas saab üldse neid punkte? Väga hea küsimus. Mina ei teinud seda nagu lõplikku otsust, aga ma tundsin, et meil on võimalus anda omalt poolt panus, et suunata seda mitte mingi suvaliste nagu arvude suunas, vaid kaalutletult valida mingisugused punktiväärtused, mis annaks meile võimalikult hea tulemuse. Ja mina enda jaoks nimetasin seda niimoodi, siis ütleme, et meil on võistlus ülesanne number 1, millest sa saad saada X punkti, ülesanne 2, millest sa saad saada Y punkti ja ülesanne 3, millest sa võiks saada siis mingi Z punkti. Ja et need X-id, Y-id ja Z-id, et need peaks natukene vist olema erinevad. No miks? Jälle eks ju hea küsimus, aga see oli jälle kuskil faasis natukene varasemalt mingi eeldus on kokku lepitud, et teeme siit esimene on natuke nagu tempokam ülesanne, vähemalt me sihime niimoodi, teine on võib-olla põhjalikum, et saate nagu visuaalne tuumik langeb ka sinna ja kolmas on siis selline lõppmäng. Minu jaoks sai paika see alguses, et meil on esimene ülesanne X punkti, teine ülesanne Y punkti. Y on suurem kui X. Teine ülesanne on väärtuslikum kui esimene. See oli minu jaoks esimene oluline osa. Sest see teine ülesanne peaks kandma siis kogu nagu saate raskust. Kolmas ülesanne, ma ütlesin alguses siin Z, aga siia lisandus siis mingil hetkel ma ise tähistasin endale C, aga ühesõnaga lisandus mingisugune lisapunkti värk veel. Nüüd, mis on kolmanda ülesanne mõte? Tahaks kolmandat ülesannet teha niimoodi, et võistkond valib endale ühe esindaja. No, siin käis ka läbi, kas saadetakse see, kellel on kõige rohkem punkte või saadetakse see, kellel on kõige vähem punkte või saadetakse mingi juhuslik või eelnevalt ette määratud. Ja minu jaoks see juhuslik ja eelnevalt ette määratud, mis ka käis vahepeal siin esialgsetes produktsioonivisioonides läbi, siis ma ei tea, ma tunnen, et mu saatus on justkui paika pandud, kui mind on määratud kolmandast saatest välja. Mind ei kõnetanud see. Me läksime selles suunas, kus võistkond ise valib enda esindaja. Seal ka oli vahepeal natukene mingit sihukest, et kas kõik hääletavad kuidagi ja kas, ma ei tea, sellel, kellel on kõige rohkem punkte, kas tema ei saa hääletada, sest võib-olla tema oleks kõige motiveeritum, et sinna minna. Lõpuks lihtsalt nad ise otsustasid. Kui nad ei suutnud ära otsustada, siis nad oleks lihtsalt hääletanud, eks ju, enda seas. Ja kui see oleks ka weekend, siis ma ei tea, võib-olla oleks kohtunik otsustanud. Seda ei pidanud otseselt niimoodi läbi mängima, et võistlejad suutsid ise ära otsustada, kes läheb. Ma tahtsin, et see ülesanne ei oleks see, et mis ma tahan, et see oleks see, et võistkond valib päriselt enda seast kõige parema esindaja sinna. Võistkond peaks olema motiveeritud tegema sellist valikut, et kõige parem esindaja läheks sinna. Selle jaoks võiks saada kogu võistkond punkte, kui nende esindaja on edukas. Ehk siis nad on neid hea valiku saates selle inimese lõppmängu. See on see, mille pärast ka saates kogu tiim, kelle esindaja võidab lõppmängu, saavad 1 punkti juurde. Et sa oleks motiveeritud tegema head valikut, mitte lihtsalt isikliku huvi pärast sinna minema. Isikliku huvi suurendab ilmselt see, et me andsime siis sellele, kes sinna läheb, andsime veel lisapunkti. Või ühesõnaga, et see, kes võidab lõppmängu, tema sai 2 punkti ja ülejäänud tiim sai 1 punkti. Kui oleks niimoodi, siis ma arvan, meil tekib suhteliselt ruttu see olukord, kus igaüks tahab minna sinna lõppmängu. Selleks, et tõmmata seda motivatsiooni alla, siis me lisasime sinna karistuse. Ehk siis, kui sa kaotad, siis sa saad -1. Et sul on mingisugune riskitasuvuse suhe, mille sa pead enda jaoks välja mõtlema, kas see teema on selline, kus ma tunnen, et mul on mõtet sinna minna, kas see on väärt seda. Ja niimoodi siis me jõudsime sinna, kus tiim saab mingi punkti, võitja saab mingid punktid, kaotajad saavad mingisugused karistuspunktid. Kas oleks pidanud ka kaotaja tiim saama karistuspunkte? Ma ei tea, pigem praegu ei saa, eks ju. Ja mina siis proovisin selle nagu niimoodi ära sõnastada. Ma panin vist niimoodi, et esimene ülesanne X on väiksem kui Y on kõige suurem ja kolmanda ülesande siis meeskonna auhind on Z, mis peaks olema väiksem kui X, sest meeskond tööd ei tee, nad ei peaks olema nii väärtuslikud kui selle esimese võistkonna võistluse punktid. Ja siis lisaks on C, mis on siis pluss C või miinus C vastavalt sellele esindajale, mis on siis see lisaboonus, mis peaks motiveerima või ka
takistama ilma igasuguse läbimõtlemiseta sinna minema, ehk siis samamoodi see karistuspunkt. Ma ei tea, kas ma sinna Z ja C vahele ka mingisuguse nagu suhte panin, et kumb peab olema suurem või kas nad võivad olla võrdsed või mitte. Igatahes need olid siis need väärtused, millega me peale läksime. Ma üritasin kokku visata selle põhjal ühe simulatsiooni. Te võite ise ka seda simulatsiooni proovida jooksutada, see on lihtsalt üks Pythoni kood ja see on Raidi GitHubis kuskil avalikult leitav, nii et minge vaadake, mängige. Seal on võib-olla midagi, mis ei vasta päris sellele, mis ma praegu rääkisin, sest et vahepeal on ideed muutunud ja selle simulatsiooniga oli niimoodi, et telel tekkis üks hetk hästi kiire. Ma ei taha kuidagi telele liiga teha, kui te vaatate, mulle ei mulje lihtsalt, et on meil koosolek, paneme selle paika. Otseselt nagu ta oli siuke laual olnud ja siis ma üritasin hästi kiiresti mingisuguse nagu simulatsiooni, et valmis teha, et enda jaoks tekitada siis mingi hinnang, kas ja kui palju ja kui head mingid variatsioonid võiksid olla. Ja see simulatsioon, jälle saad täpselt vaadata, aga juhuslikult ma määrasin kõikidele osalejatele justkui mingi tarkuse taseme ja siis lisasin mingit juhuslikkust juurde ja kuidagi kombineerisin siis, et milline tiim võiks võita. Eks lihtsalt ma mängisin läbi hästi-hästi palju neid võistlusi ja vaatasin, et mis siis oleks 6 saate järel see punkti summa. Mida ma hindasin? Mis teeb ühest punkti skoorisüsteemist hea süsteemi? Ma panin paika 3 sellist mõõdikut. Esimene mõõdik. Kui ma olen algselt andnud enda simulatsioonis justkui kõigile mingi algse tarkuse taseme, siis kas 3 kõige targemat inimest, kas nemad on 6 episoodi lõpuks need, kes saavad kindlasti edasi seal top 6 seas ja kas 3 kõige vähem targemat on need, kes jäävad kindlasti välja. Et ma proovisin siis ajada taga seda, et 3 kõige targemat, 3 kõige vähem targemat selle simulatsiooni põhjal, et nemad lõpetaksid siis vastavates pooltes. Ja ütleme, kui nendest 6 inimesest 6 lõpetas seal, siis see simulatsioon sai justkui 6 punkti ja kui, ma ei tea, ainult 5 tükki nendest 6 sattusid niimoodi, nagu nad peaksid, siis ta sai 5 punkti ja siis ma keskmiselt mingi hunniku simulatsiooni pealt sain sinna mingi isegi nagu komakohaga arvu. Siis järgmine asi, mida ma proovisin vaadata, on see, et kui mitu inimest 6 episoodi lõpuks jagaks 6. kohta. Sest et kui punktisüsteem on niimoodi tehtud, et 6 episoodi järel on teisest 10. kohani, kõigil on sama palju punkte, kelle me siis edasi saadame. Ehk siis kui on 2 inimest viigis, siis ma arvan, me mõtleme seal välja mingisuguse viigimurdja või paneme lisaülesande või ütleme, et see viimane lõppmäng, sinna peavad minema need, mis iganes. Et kui meil on seal viik, siis me suudame seda lahendada, aga kui see viik on väga paljude inimeste vahel, siis see ei ole hea. Nii et üks siis nagu lisapunkt oli see, et võimalikult vähe inimesi jääks jagama 6 saate lõpuks. Ja 3. selline tingimus, mida ma taga ajasin, oli see, et enne viimast saadet oleks võimalikult paljudel võistlejatel lootus veel saada top 6. Ehk siis, kui me oleme teinud 5 saadet ära ja meil on 6 veel jäänud ja on teada, kes saavad edasi ja kes ei saa, siis see viimane saade, see ei paku pinget väga. Ehk siis, mida rohkem inimesi 5. saate lõpuks on sellises kohas, kus heal juhul nad võivad saada veel piisavalt punkte, et jõuda top 6, seda parem see punktisüsteem on. Jah, muidugi hea oleks, kui see nagu jälle top 3 ja alumised 3 jäävad seal võib-olla, neil ei peagi olema nii suur lootus sinna saada. Ma ei taha küll liiga teha, aga lihtsalt simulatsiooni mõistes. Aga mida rohkem inimesi tunneb seda võimalust edasi saada, siis see on see, millega võiks minna. Mina oma simulatsiooni tulemuste põhjal sain mingisuguse edetabeli, mul olid siis X, Y, Z, C. X on esimese ülesande punktid, Y teise ülesande punktid, Z 3. ülesande tiimi punktid ja C siis see individuaalboonus või karistus ka viimasest ülesandest. Kõige kõrgema tulemuse minu simulatsiooni võistluses sai selline kombinatsioon nagu 2, 6, 1, 1, mis tundus natuke minu jaoks nagu tasakaalust ära. Siis oli 5, 7, 2, 3, mis tundus ka veits tasakaalust ära. Ja siis 3. kohal oli siuke kombinatsioon nagu 3, 5, 2, 2, mis mulle päris meeldis. Ja ma pakkusin selle siis nagu välja, et kas see võiks sobida. See simulatsiooni osa jäi võib-olla natukene algusproduktsioonile segaseks, aga nad pakkusid, et kas me võiks teha 3, 5, 2, 1, ehk siis mitte 3, 5, 2, 2. See minu selles edetabelis oli 84. kohal, aga muidugi ma olin ka sinna edetabelisse enda jaoks jätnud ainult need, mis mingisugusest
minu jaoks piisavalt kriitilisest nivoost olid kõrgemal, ehk siis tegelikult oli veel kindlasti hunnik halvemaid kombinatsioone, aga minu nagu nivoos see oli väga kõrgel ja miks ta ei olnud, oli see, et selles konkreetses kombinatsioonis see mõõdik, ehk kui palju saab saada top 6 enne viimast saadet, see oli keskmiselt 8,75 inimest, mis tegelikult ei ole väga halb, aga nendel teistel kombinatsioonidel ta oli seal suurusjärk 10. Et see on see, mis ta viis seal edetabelis allapoole, muudes osas ta tundus ka nagu okei tulemus. Vaatan, et ma olen veel kirjutanud niimoodi, et esialgu ma ka ise otsisin väärtusi niimoodi, et Z oleks suurem kui C. Aga simulatsiooni tulemust joonistus välja, et olukorrad, kus Z on suurem kui C, on tabeli esimeses osas harvemad kui need, kus Z on võrdne C-ga või isegi Z on väiksem kui C. Kui ma peaks sellele leidma põhjenduse päriselust, siis ma alustaks emotsionaalsest poolest, miks väärib tiim 3. ülesandes rohkem punkte kui see, kes päriselt võistleb ja riskib. Kas pigem ei peaks tiimi punkte olema hoopis boonuseks? Ehk siis seal simulatsioonis ka ma mängisin läbi, et kas see tiimi esindaja, kas tema peaks saama rohkem või vähem boonust kui tiimi liikmed, et kas boonus on see või boonus on see, mille saab tiim ja vastavalt siis nende 3 mõõdiku järgi, mille järgi ma proovisin neid filtreerida, tundub, et olukorrad, kus tiim saab rohkem kui individuaalne võistleja, et need ei jõudnud sinna nii nagu ülesse. Ehk siis see, et me premeerisime individuaalset võistlejat kas sama suurelt kui tiimi või rohkem, need lõid justkui selle simulatsiooni peal, ütleme, rohkem tasakaalustatud süsteemi. Kas see ka päriselt oleks olnud tasakaalustatud või mitte? Ei tea, eks ju, aga selle konkreetse simulatsiooni mõttes see oli see, mis andis meile paremad tulemused. Olen siia veel lisanud praktilisema põhjusena, tundus mulle, et ehk võimaldab see lõppmängu individuaalne boonus ja selle suurem kaal ronida edetabelis rohkem üles tagasi tarkadel mängijatel, kes on juhuslikult sattunud vähem tarkadesse tiimidesse ja langenud sellega edetabelis küllaltki taha. Suur individuaalne boonus võimaldab just sellel ühel targal ronida rohkem üles tagasi, lubades tal nõrgemast tiimist hoolimata individuaalset edu taga ajada. Kuigi tunnistan, et siin on väga palju nüansse, mis võivad erinevates situatsioonides väga erinevalt välja mängida. Sellised väiksed põhjendused. Kas ka päriselt niimoodi on? Ei tea. Suures pildis on tegemist väga suure lihtsustusega ja kui on soovi või neid erinevaid kombinatsioone veel läbi jooksutada, lihtsalt põhjalik hüperparameetrite sobitamine nõuab palju aega ja ma ei tea, kust seda aega hetkel võtta, kui saated ka on vaja valmis saada. Ja diskussioonis oli siin veel argumente, aga lõpuks see oli asi, mis on produktsiooni otsustada ja nemad pakkusid välja selle, et esimene ülesanne 3 punkti, teine ülesanne 5 punkti, kolmanda ülesanne võitja saab siis 2 punkti, tiimikaaslased 1 punkti ja kaotaja -1 punkti. Ma sellel kujul ei olnud simulatsioonis kordagi sellist variatsiooni kaalunud, kus individuaalse ülesande võitja saaks erineva arvu punkte kui see, kes kaotab. Ehk siis minu peas alati see nagu viimases ülesandes osalejate võit ja kaotus ühe inimese kohta olid alati olnud sama suured. Võib-olla oleks, kui need oleks simulatsiooni sisse kirjutanud erinevate väärtustena, võib-olla see oleks andnud ka huvitavamaid tulemusi. Ei tea, seda ma ei jõudnud läbi simuleerida ja lõpuks tuli siis hakata ka saadetega pihta ja sinna see jäi. Aga kui sul on ideid, kui sa jooksutad ise simulatsiooni, see minu simulatsioon on niisugune kiire kokku visatud, et sa ei pea üldse sinna kinni jääma, sa võid oma ja kirjutada ja pakkuda välja oma ägedaid ideid. Kui tahad põhjalikumalt pikemalt, siis pane raid@kvark.ee ja saame koos otsa vaadata ja uuel hooajal võib-olla siis selle põhjal uusi otsuseid vastu võtta, langetada või midagi ümber muuta. Igatahes selline sai siis 16. hooaja teise episoodi taustajuttude saade. Anna märku, kas see on suund, kust me peaksime kuidagi edasi minema või tegelikult sa eelistaksid seda, kui siin kõrval oleks Mats ja meil oleks ees üks ekraan, mida me vaataks ja paneks pausi ja lihtsalt jutustaks. Vot, näeme järgmine kord. Tšau!